Minu jaoks paar aastat tagasi oli üllatus, ühel konverentsil kuulsin, et naised vajavad 8 tundi ja 20 minutit. Et Nii täpselt või? jah, ja juhuslikult oligi mul nii olnud, et kui ma läksin lihtsalt kuskil 10 paiku magama ja vaatasin, mis kell ma iseenesest ärkan, siis see oligi kuskil niimoodi. Et kui ma lahutasin uinumiseks kuluva aja ja mõtlesin, et noh, näed, mul oligi juhuslikult 8:20, ehk siis ma pean sellega minimaalselt arvestama, et mul oleks 9 tundi voodis olemise aega. Veel parem on veel rohkem ja noh, ühesõnaga minu jaoks on üks hästi lemmikutest teemadest ja ma olen aru saanud siis kõige lühemalt öeldes, et see on tervise alustala. Ja see on sellepärast jällegi närvisüsteemi mõttes, et me päeval oleme ikkagi võitle või põgene sellises aktiivses seisundis. Meil ei ole küll nagu rusikad rullis, et võitleme ja põgeneme, aga meil on valmisolek. Et valmisolek, et keegi helistab, valmisolek, et mingi arve tuleb, valmisolek, et keegi koputab, kuller tuleb, siis et ma midagi unustasin, oih, ma pean selle ära viima. Või et laps kukub või mis iganes, et see kergelt ärev selline seisund. Ja siis une ajal on see parasümpaatiline närvisüsteemi režiim aktiveerub ja see on ülioluline, siis alles toimub seedimine, siis toimub reproduktiivfunktsioon toimib, siis toimib ise tervenemine. Noh, lastel toimib kasvamine ainult une ajal. Lihaste kasvamine toimub une ajal, on ju. Et noh, mälu, kõik see salvestamine, kuhu kasti mingisugune info läheb ja lihtsalt seda kõike teades, noh ja isegi inimesed on atraktiivsemad, kes on hästi maganud. Et seda, noh, ei ole silmaga näha, no mõnikord on silmaga näha, et ta on täitsa magamata ja täitsa väsinud, aga tegelikult kui seda nii selgelt ei ole näha, siis inimesed tajuvad seda, et testidest on välja tulnud, et inimesed märgivad, et need on atraktiivsemad, kes on maganud lihtsalt paremini. Ja noh, selliste peensusteni välja, siis hea uni tagab selle, et me tajume ära, millal kõht saab täis või millal kõht läheb tühjaks. Muidu lähevad need hormoonid sassi ja me võime süüa, tunda ikka rahulolematuna ennast või rahuldamatuna. Et selles mõttes väga-väga palju põhjuseid on hästi magamiseks.